Tere! Alustame mõtisklustega, millest me keegi suveõhtul, eriti pimedamapoolsel ajal, maakodus või ka linnaaias ilma ei tahaks jääda. Räägime Hektor Laitiga õue valgustusest. Et erineda massidest, tõime siia ka antiik ja reprost, sellise prantsuse stiilis igikestva metallist klassikalise aiamööbli. Puit on küll eestlasele armas, aga mulle meeldib mööbel, mille ma võin õue unustada, mida saab ka murule panna, sest tema jalaotsad ei hakka niiskust imema. Mulle isegi meeldiks, kui see mööbel roostetaks. Niisiis, sellist erilisemat ja päranduseks sobivat aiamööblit saate osta antiik ja reprost. Eriti need, kes terrassi maakodus sisustavad, võiksid kindlasti antiik ja reprost Stockmanni lähistelt läbi hüpata. Siin on väärtuslikku kraami. Nagu nägite juba prantsuse stiilis aiamööblit, siis selle juurde on antiik ja repros ka muid maakodusse sobilikke unistuste mööblitükke. Tänases kodusaates me räägime ühest väga põnevast teemast. Paljude jaoks võib-olla uudsest teemast, aga kindlasti väga aastaajale kohasest teemast, mis on õuevalgustid, aga mitte tavalised õuevalgustid, vaid sellised, mis on ühest kohast teise liigutatavad või siis ka miks mitte talvisel ajal hoopis tuppa tõstetavad. No, kuivõrd sellised, võiks öelda võib-olla efektvalgustid, kuivõrd need on eestlastele tuttavad, kuivõrd see on üldse praegusel hetkel teema? Kindlasti tahaks öelda, et see on uudne, aga on ka seda muidugi kasutatud. Aga märksõnana selle jutu alustuseks võib olla see, et inimesed suvel, kevadel kolivad õue. Ehk siis tubane elu liigub õue. Ja loomulikult kogu eluga inimesed toovad igast õuemööblit, aiamööblit, siis on ka mõte, miks mitte valgustid õue tuua. Ja selleks on olemas valgustid, mida saab liigutada. Need on võib-olla mängulised selles mõttes, et nende asetust saab muuta, otstarvet saab muuta, need on väga erineva kujuga, võib-olla mõningad näited juba tuua, kõik klassikalised on valged plastikpallid, läbimõõduga 20 centimeetrist võib-olla kuni 1 meetrini, mis on ka väga efektsed talvetingimustes. Muuseas võiks öelda, need on ka ilmastikuga külmakindlad. Aga võib-olla väike uuem teema on puukülge riputatavad õuevalgustid. See jätab võib-olla mingil määral jõulude mulje, et mis nüüd on, et riputame kuuseküünlad puukülge, aga suvi, chill, suvepeod, kokteiliõhtud, miks mitte illumineerida, valgustada ära puud, aga need mitte valgustada tavaliste jõuluküünaldega, vaid spetsiaalsete värviliste või ka ühevärvilised silikoonist valgustitega. Ja eriti efektsed on need valgustid siis peale selle, et see valgus tuleb ülevalt alla, see valgus kumab ka ümberringi, ehk kogu keskkond on värvitud. Et kui ma ostan need päris valgustid, et võin ma tõesti 10 aastat võib-olla loota neile, 10 suvel neid kasutada näiteks? Ma arvan, vastus on see, et enne tuleks natuke uurida, mida te ostate. Ehk siis uurida, mis materjalid tehtud on, mis on antud dokumentatsioonis tema külma ja kuuma kindlus, ehk siis mis temperatuurides ta toimib, kindlasti niiskuskindlus, ehk siis õuevalgusti, mis võib ikkagi suvi läbi õues olla, see peaks olema IP65. No need konkreetsed valgustid, mida sa täna oled siia aeda pannud, kas need on nüüd kõik sellised välivalgustid, mida võib siis ka talvel õues hoida põhimõtteliselt, kui selline soov on? Ma arvan, et küll, sest nii puu otsas rippuvad Itaalia tootja Lombardo on tehtud silikoonist, kataloog väidab, et peavad vastu miinustemperatuure, plastikpallid, Itaalia tootjad Linealite raudselt peavad miinustemperatuurid vastu. Juhtmed on äärmiselt tugevad niiskuskindlad juhtmed, mida tavaliselt pannakse õuevalgustid installeerimiseks maa sisse. No millised lambipirnid sinna sisse käivad nende valgustite sisse? On selles osas ka mingisugused ettekirjutused? See on väga hea küsimus, sest lambipirnidest võiks rääkida väga pikalt. Kuna üldjuhul on nendel tegu tavalise E27 sokliga, siis kliendil on vaba valik, mis ta sinna sisse keerab. Tänapäeval on mõiste kindlasti kas säästupirn või tavaline E27 soklisse keeratav LED-pirn. Mulle tundub, et see võiks küll olla selline tõusev trend, et kuigi meil ei ole seda sooja aega liiga pikalt Eestis, siis ometi võiksime me seda 100% ära kasutada seda aega, et see oleks tõesti kvaliteetne. Ja see oleks kvaliteetaeg.